raadiokuulaja, kell on saanud 3 ning algamas on meie igapäevane jutusaade. Täna räägime siis natuke Eesti pärimusmuusikast ning saate teises pooles teeme tutvust ka mõningate lugudega või õigemini ühe loo erinevate variantidega, aga sellest juba saate teises pooles. Niisiis, mis see pärimusmuusika õigupoolest on? Ilmselt olete kuulnud, et eestlased on laulurahvas, eks? Eks muusikal ja laulmisel on Eesti pärimuskultuuris või rahvusundis ka väga suur tähendus olnud. Vanad eestlased omistasid nii-öelda rahvalauludele maagilisi, elujuhtivaid, täidesaatvaid tähendusi. Lauldi pulmades, et oleks õnne, lauldi head ilma ja saaki ja muud. Siiski kuuleme sõna pärimusmuusika palju ju ka tänapäeval. Meil on pärimusmuusika keskus Viljandis, samamoodi eriala kõrgkoolis, kontserdid, festivalid ja muud. Aga võib-olla ka kuulajal on juba küsimus kerkinud, et mis see pärimusmuusika siis ikkagi on, või pigem mis ei ole. Palju on arutatud näiteks seda, kas Curly Strings on pärimusmuusika. Träädetagi ka seda kahtlust vist nii palju ei tohiks olla. Eks tänapäeval pärimusmuusikat viljelevad artistid võtavadki tihti mingi arhiivisalvestise ette ja teevad sellest oma loo või variandi. See ongi rahvamuusika, kus esialgset autorit tuvastada ei õnnestu. Kuna aga arhiivimaterjalides võib ühte lugu olla erinevates esitustes või eri piirkonna variantides, tekivadki varieerimised loo ülesehituses või isegi täiesti erinevad lood, mis on siiski mingis mõttes sarnased, kas siis tähenduse või loo käigu poolest. Ja mitte ainult arhiivisalvestiste järgi, on ka säilinud tekste, kirjalikke allikaid ja tegelikult on ju neid lugusid ka veel inimeste mälus alles. Kellegi vanaema võib näiteks nooruspõlvest mingit lugu hästi peast mäletada ja nii tehaksegi siis sellest uus versioon. Täna vaatamegi ühte sellist lugu nagu Hobusemäng. Loo sõnad räägivad kaduma läinud hobusest, keda siis otsima minnakse. Küsitakse külarahvalt, kas need on hobust näinud. Need siis vastu, et milline hobune välja nägi, kirjeldatakse neile hobust ja nii edasi. Tegelikult saab loo tähendusest lugeda välja sellise mõtte, et noormees otsib endale õiget tüdrukut. Hobusemängu on kokku olemas vähemalt 5 täiesti erineva päritoluga varianti. Iga variant on pärit erinevast kihelkonnast. Meie vaatame vaid sangaste variandist tehtud esitusi. Ma väga tahaksin teile mängida ka originaal arhiivisalvestist, kuid sangaste variandist kahjuks ühtegi arhiivisalvestist ei eksisteeri. Nimelt on sangastest säilinud vaid tekstimaterjalid. Küll aga on meil olemas arhiivisalvestis Urvaste variandist. Mängin teile saate sissejuhatuseks seda. Lätsima mõisa mõtsa virte oljali, leljali, nagasammas salutame oljali, leljali, Pannima pää paiu peale oljali, leljali, jalajaani niidu peale oljali, leljali, kuri miis tulkuusistust oljali, leljali, varas miis varikkust oljali, leljali, varast mul ära obõse oljali, leljali, jät mulle musta ruuna oljali, leljali, Lätsima obõst otsima oljali, leljali, määnes oll su obõne oljali, leljali, linaleht lauki ots oljali, leljali, õrasilm kaput jalg oljali, leljali. See oli salvestis Urvaste variandist, mis on pärit 1965. aastast ning esitajaks oli Helmi Vill. Sangaste variandist on teinud omad versioonid näiteks Puulup, Maarjanut, Sveta Vatra, Oopus ja Meelika Hainsoo Vägilastega, et lasengi siia kohe vahele teile nüüd Oopuse lugu.
No kindlasti saab väita, et tegemist on ikka täiesti elektroonilise muusikaga. Ma ei ole küll spetsialist, aga tean, et regilaulu üks põhipoint on see, et laulmine ei tohiks justkui hingamiste pärast katkeda. Täiesti veider tunne tekkis seda kuulates, et mõtle, et ta ei hingegi ju kordagi. No anname andeks elektrooniline muusika ja regilaul. Kui vanasti kasutati selle jaoks siis koori või kuidas iganes seda nimetame, siis tänapäeva saab ju stuudios lihtsalt kohe õigesti loo kokku lõigata. Kuulame korra uuesti. Täitsa lahe, aga meil on ka veel teisi variante, näiteks Svjata Vatra. Ütlen kohe ära, et minule kui mitte asjatundjale see variant kohe väga meeldis. Ütleks, et selline energia on seal sees, mida võib-olla mõne teise esituse puhul nii hästi tajuda ei saanud. Kuulame. Ollale, läki obest ollale, otsima ie ollale, kuule kulla ollale, kõrtsi meesi ollale. Ollale, kõrtsi meesi ollale, kõrtsinane ollale, krõõdakene ollale, kõrtsinane ollale, krõõdakene ollale, kasti näiti ollale, mio besta ollale, kasti näiti ollale, mio besta ollale. Et see algus oli ka nagu hästi ehe. Ta ei laulnud niimoodi täpselt gitarri peale nagu poplaulja, vaid täiesti meenutas sellist ehedat regilaulu. Niimoodi natuke kõneledes ja veidi mustalt lauliseks. Lasen korra seda veel. Läki obest ollale, otsima ie ollale, läki obest ollale, otsima ie ollale, kuule kulla ollale, kõrtsi meesi ollale. Ollale, kõrtsi meesi ollale, kõrtsinane ollale, krõõdakene ollale, kõrtsinane ollale, krõõdakene ollale, kasti näiti ollale, mio besta ollale, kasti näiti ollale. No natuke oli, eks? Ja hingamine oli ka nii nagu regilaulule kohane. Viimase silbi pealt kuidagi mulle vähemalt tundus. Aga see energia on äge. Pange samamoodi edasi. Nii. Ja siis on meil siin vahel ka puulup. Ma ei tea, kuidas mehed sellesse nüüd suhtuvad, et ma seda ilmselt telefoniga filmitud live-salvestust siin saates käsitlen, aga vabandan ette. Vaatame üle sellegi poolest. Nojah, ei oskagi kohe nüüd midagi öelda, vist oli Sangaste. Aga äge, Hiiu Kannelt vist keegi teine polegi kasutanud selles loos. Ja no muidugi luuper on see, mis selle loo käima tõmbab nagu puuluubile kohane. Ja vaatame siis ka Maarja Nuudi varianti, lasen teile seda nüüd.
No see lugu oli nüüd pea 2 korda kiirem kui siin mõned teised kindlasti. Maarja lahendas selle huvitavalt või hoopis aimatavalt, ainult viiulit mängides ja samuti luuperiga või luupimise tehnikaga. Mul on siin praegu video ka ees. Videos ta mängib ühte viiulit, kuid loos kõlab tema mängu taga ka veel muidu rohkem viiuleid. Mulle nagu see lugu nüüd eriti ei istunud, kuidagi nagu igav ja mitte päris minu maitsele vist. Ilmselt kuna ma ei ole tegelikult suur Eesti pärimusmuusika asjatundja, ilmselt ma ei oska seda lihtsalt õigesti hinnata. Ja siis leidsin YouTube'is tegelikult veel ühe põneva variandi, mida tahaksin ka teile siin saates ette mängida. Nimelt mängivad seal lapsed 5–19 aasta vanuses ning nagu Maarjagi põhiliselt viiulitel. Pärinevad nemad kõik Tallinnast. Ansambli nimeks on Tuuleviiul, mis ma vaatan, et on loodud Vanalinna muusikakoolis. Mis on huvitav on see, et nende esitused on peamiselt klassika või pärimuse žanrites, mis ju tegelikult on väga erinevad asjad. Ja kuulamegi, kuidas kõlab ja milliseid elemente sisaldab meile juba tuntud lugu nende laste ja noorte esituses. Oli ju nunnu. Minu jaoks oli seal kindlasti klassikaelemente kuulda küll, täiesti teistmoodi ja huvitav lähenemine jällegi. Ja nüüd on meil jäänud kuulata veel üks esitus Meelika Hainsoolt koostöös Vägilastega. See on samuti YouTube'is live-salvestus on üleval, 2010 aastal salvestatud. Kuulame selle ka üle. Kaput jalga ollale, õres silme ollale, kaput jalga ollale, silme ollale. Lämi joobest ollale, otsi maie ollale, lämi joobest ollale, otsi maie ollale, kuule kulla ollale, kõrtsi meesi ollale, kuule kulla ollale, kõrtsi meesi ollale, kõrtsi naine ollale, krõõdakene ollale, kõrtsi naine ollale, krõõdakene ollale, kasti näiti ollale, mio pesta ollale, kasti näiti ollale, mio pesta ollale. Minu arvates siin oli ka nagu seda energiat sees, mis Sveta Vatra puhul tunda andis. Väga meeldis selline vähe keerukam versioon. Hästi huvitav oli see, kuidas lugu algas. Aeglaselt, väga regilaululikult, kooriga. Ja siis tuli selline, ma nüüd ei tea väljendit, tropp, kus nagu bänd liitus hoogsalt ja lugu sai ilusti käima tõmmatud. Väga tore ehe energia. Niisiis, saate aeg hakkabki vaikselt lõppema, väga tore, et veetsite pärastlõuna meiega, kuulates ehedat Eesti pärimusmuusikat. Loodetavasti saame kuulda veel palju uusi lugusid või õigemini 6 vanu lugusid. Aga seniks olge terved ja lõbusad. Tšau, pakaa!